Head inimesed, pidu on saabunud meie hoovile, sellepärast et tänases erisaates on külas noorandekas reporter Anatoli Tafitšuk. Tervist, Anatoli! Tervist! Millega tulid? Rattaga. Ei, ma ei mõelnud rattaga, ma mõtlesin, et miks sa siin oled? Miks ma siin olen? Sellepärast, et ma tulin päästma Eesti integratsiooni. Kuidas sa päästad teda? Päästan seda nii, et ma lähen hopsti Urve Palo lappi, sest et Eesti integratsioon on vajunud sohku ja see on täiesti hädine, mis praegu toimub. Kuidas sul välja läks? Välja läks mul hästi ja tuli väga hästi, nii et kohe näete. Peagi on lõpule jõudmas Eesti Vabariigi 90. juubeliaasta ning mina, Anatoli Tafitšuk, tahaksin teha Eesti Vabariigile suure kingituse. Minu muulase hingel on lausa valus vaadata, kuidas viimasel ajal eestlased ja venelased ei armasta üksteist piisavalt. Uuringud näitavad, et vaid iga 3. eestlane suhtleb Eesti venelastega ja ka muulaste usaldus Eesti riigi vastu kukub nagu tohletanud käbi kuuseladvast. Integratsiooni monitooring 2008 näitab aga, et praegu samastavad valdavalt venekeelsed Eesti elanikud ennast üha vähem osana Eesti riigist. Vähenenud on ka Eesti kodakondsuse taotlemine. Seni on Eesti riik kasutanud venelaste integreerimiseks prääniku ja piitsa meetodit, mis näeb välja nii, et Ansip annab Aljošaga muulastele piitsa ja Urve Palo teeb seejärel pika pai ja paneb üles sellised ilusad integratsiooniplakatid. Kuidas on Eesti riik hakkama saanud selle kampaania korras integreerimisega? Te arvate need plakatid, mis praegu on igal pool, jah? No ausalt öeldes mul on selline arvamus, et see ei ole nüüd õiges kohas ja õigel ajal. Мы все живем компаниями, понимаете? Но если мы во всех эстонских школах развесим национальные цветочки, и все дети на карнавалах будут в костюмах ласточки, от этого плакать от счастья будет только Совет Европы. Они приедут, как они интегрированы, эти в костюмах ласточки, это то кулер-купу в руках, ерунда. Aga mida saaks mina teha selleks, et Eestis integratsioon edeneks? Väga lihtsalt. Me kõik saame midagi teha. Me saame normaalselt suhelda nende inimestega, kes elavad meie kõrval. Ja ongi kõik, siin pole rohkem mitte midagi vaja. See ongi kõik. Mina igatahes tean, mida kinkida Eesti Vabariigile juubeliks. Selleks ma lähen ja teen sõpradeks 2 vahvat rahvajuhti. Kui õnnestuks lepitada sellised autoriteedid nagu Liim ja Klenski, siis järgiksid lihtsad inimesed kohe nende eeskuju ja rahvussuhted olekski korras nagu Norras. Siis kui mul ei ole enam teist võimalust, siis kõige äärmuslikuma abinõuga, kuigi ma ei taha seda teha, ma lasen ta õhku, kuid ma ei ole mitte kunagi öelnud, et ma lasen ta õhku lõhkeainega. Liimi kangelaslik propagandatöö sundis Ansipit kõrvaldama pronkssõduri ning patrioot Liim jätkab võitlust mädapaisetena Isamaa ihu katvate punamonumentide teisaldamise nimel. Selle eest on meie saamatu riik vaprat Liimi ka kohtus nuheldu üritanud edutult. Kas teie olete Eesti Vabariigi patrioot? Sellele peab hinnagu andma rahvas, aga ma ise püüan olla vähemalt patrioot. Milline oli siis teie viimane isamaaline tegu? Viimane isamaaline tegu, ma tahaks uskuda, käivitasin eile. Minul on vastuvõetamatu, on Eesti Vabariik 90 aastat, nagu teiegi ütlete. Kõvasti üle 15 aasta on taas iseseisvun, millel ma ka kaasa aitasin. Ja kui ikka on üles pannood Lauristinile Rästale, jumal teab veel kellele, koristan need ära, kui Edgar Savisaar ära ei korista. Aga millega te veel tegelete peale selle, et olete selline Eesti rahvuslane ja patrioot? Ma olen hakanud viimasel ajal üritanud vanuigi ringrada hakata sõitma. Kuidas öelda, et minu armastus oli jooksmine, aga armuke on motosport. Tuleval aastal ma lähen rajale superbike'iga 1000 kuupikut. Seda ma olen proovinud, olekski täna läinud, aga tal oli üks tehniline viga. Erisaade. Tere, Dmitri Klenski. Anatoli olen. Ja oligi aeg tuua mängu juhtiv vene patrioot Dmitri Klenski. Klenski on vene kogukonna vaieldamatu autoriteet ning viimasel ajal ka sütitav noorsootöötaja. Noortejuht Klenski innustab eeskuju tõi eelmisel aastal tänavatele oma mõtteid avaldama sadu vene noori, kes seni kasutult kodus igavlesid. Millegi pärast väntsutab Eesti riik kohtus ka seda sädelevat rahvajuhti. Erisaade tahab teha midagi väga head meie Eesti rahvale. Ja Eesti rahvale tahab sellega head teha, et 2
rahvuslast ära lepiks lõpuks ometi. Et ei tekiks mitte mingisugust tülinorimist, et te suudaksite kätt. Ma ei ole kindla peale tsirkuse tola. Aga see ei olegi tsirkus. Aga see on Eesti rahval on see väga tähtis, sest ja ka muulastele, kes siin elavad, sest et need inimesed peavad ära leppima. Sest nii ei saa ju edasi elada. Mis te arvate sellest? No minu meelest... Inimene, kellega leppimist Eesti rahval ei tule. Lenski on Eesti rahva reetur. Te peaksite teadma suurepäraselt, millega ta tegeleb ja millega ta ka tulevikus tegelema hakkab. Aitäh teile! Aga ma ütlesin teile, et ma panen veto peale teie saatele. Te vabalt võite seda proovida. Huvitav, miks ta siis ei soovinud teiega rääkida? Ta pidas teid Eesti rahva reeturiks, kui ma just tsiteerin täna. See ongi huvitav. Mina pole härra Liimiga kunagi vestelnud. Me pole suhelnud. Kahjuks ei toonud Liimi ja Klenski esmakordne kohtumine loodetud ajaloolist leppimist ning nende härrade poolest võib rahvaste sõprus edasi vinduda. See ei oleks valmis temaga suhtlema ja kätt suruma ära leppima. Inimlikult ei. Sest ja ma ütlen paljudega Eestis, paljude inimestega, paljude poliitikutega. Kui härra Liim lendas telemajast välja kui õlitatud välk, siis Klenski oli ilmselgelt väga meelitatud Eesti televisiooni tähelepanust. Sest leppida tuleb, aga tuleb jällegi minu meelest mõistlikult. On asju, on haavu, mis keegi kunagi ei andesta. Mina tea, mis Liimil on. Klenski oli koguni nii rõõmus võimaluse eest erisaatega vestelda, et ta ei soostunud kuidagi lahkuma ja heitis end pikemaks ankrusse. Mina olen alati olnud lepitaja, aga meil on täna need samad piirid nihud. Öine vahtkond on tüüpiline kodaniku ühiskonna nähtus. Miks me kaitsime seda? Igal juhul, et meil lõpeks see asi nüüd... Ei ole süüdistusi selles. Igal Eesti Vabariigi. Igal juhul tänan teid tulemast. Ei saanud Tõnismäel teha mälestussammas, kus oleks seisnud eestlane Nõukogude sõduri mundris ja vastas eestlane Saksa mundris. Ja nende vahel oleks kõrval laiutanud käsi nende ema. Meie tänapäeva sööme seda suppi. Kas te siklit sõidate? Kuidas? Sikliga sõidate? Ei. Liim sõidab. Aga äkki kui teil oleks ühised hobid, nagu teiega mu koos sõidaksite sikliga. Ärge nii primitiivleerik ka. Asi ei pea olema. Vaata, ei pea ju keerulisest alustama just lihtsast. Küsimus selles, et on olemas... Aga nüüd veel kaugel. Me tahame ikka ära saada. Asi on selles, ma lõpuks ütlen teile... Riidid on teil... Asi on... Ma riid on siin. Ei, ma selle pärast imetasin, et te tahate filmida. Asi on selles, et on olemas kui me räägime riigist, me räägime rahvast, muidugi millegiski. Aga võtke siis, küsige poliitikutel, miks te viisid asjad nii kaugele, et elanikud niimoodi käitu, võite teisi. Kui te tahate rahu, siis rahu tuleb saavutada, ütleme, demokraatlikus riigis tuleb saavutada kodurahu. Kui seda ei tehta, siis tekibki või vastuolu. No ma ei tohi sellest rääkida, seda ma pole teile öelnud. Aga ma tahan öelda lihtsalt, sellest räägib, minu kaitse ütles, et ma üldse räägin. Ära räägi sellest, palun. Ma teen seda, igal juhul mul on praegu kiire. Te külmetate. Nägemist. Kurat, see oli küll minu kõige pikem intervjuu elus. Nagu te näete, ei suutnud kaks vahvat rahvajuhti Liim ja Klenski kohe mitte kuidagi ära leppida. See tähendab, et lihtsad inimesed peavad integratsiooni ise ette võtma. Kõik kallid Eesti inimesed, minge oma sahvritesse, võtke üks väike kurgipurgike ja pudel teadagi mida ja kohe padavai lähima muulase juurde, et alustada suurt rahvaste sõprust. Juba täna.